Aga jah, kui hakkas neid igast ahistamisskandaale välja tulema, siis neid vaata lugusid olid erinevaid. Ma ei tea, kui palju te jälgisite, mina jälgisin suht palju. Ja minu arust nagu osa tekitas küsimusi, vaata. Sest väga palju lugusid oli ilmselgelt ahistamine. No, Igor Fistis tamme tüve sees rahvas. Siin ei ole mingit varianti, nagu, et äkki sellel oli mingi tõepõhi. Ta tahtis Biffil lihtsalt udjada. Nagu. Siin ei ole küsimusi, vaata. Aga mõned need lood on sellised, kus tekib nagu sellepärast, et me kõik teame, või vähemalt mehed teavad, mehed on nagu, meeste seksuaalsus on nagu väga, väga veider selle koha pealt ja paratamatult mehed peavad olukordi seksuaalseteks, mis ei ole. See on täielik fakt, mehed peavad olukordi seksuaalseteks, mis ei ole. Nagu kõikidel meestel on oma elus olnud see olukord, kus nad käivad poes, maksavad ja siis kassapidaja ütleb, et aitäh teile, kena päeva ja külastage meid jälle. Sa kõnnid sealt minema ja mõtled, et tahabki nikkuda või? Kas nagu külastage meid jälle või tuleb külastage meid jälle? Ja see on näiteks üks minu lemmikkoomikuid Louis C.K. sattus ahistamisskandaali. 2 eri juhtumit, ta oli hotellitoas, tema hotellitoas, temaga oli naisterahvas kaasa tulnud ja siis mingi hetk ilma naisterahva loata ta oli peenise välja võtnud. Ja see on ahistamine või? Nagu, kui see ei ole kutse tantsule, siis ma ei tea, mis on. Kes meist ei oleks kunagi mõnel sauna peal mõelnud, kurat, ma ei tea, kas Kertu on käsi või mitte, ma hakkan mudima, vaata, mis nägu teeb. Sest mehed peavad olukord seksuaalselt, mis ei ole. Bussis läheb keegi pihta. Ja see hakkab kuskilt noorusest pihta, ma arvan, mingi 12-13 aastane poiss, vaata, hakkab vaikselt nagu kõvaks minema, ma tahaks midagi, on ju. Ei tea, mida. Koolis ka, mis sulle kuradi öeldakse, seksuaalõpetuses on... Esiteks, ma tean, mõned inimesed praegu on, et hakkabki nüüd siis see peenistest rääkimine ja rõvetsemine pihta või? Jep. Ega, kui ma tahan rääkida puberteedist, ühe noormehe meheks kasvamisest, siis millest veel mul on rääkida kui peenisest? No? Mis muud on puberteed, kui lihtsalt 5 aastat, nagu, kus sa minna tahad? Reaalselt. Ma ei tea, siin näiteks härra, ma küsin teie käest, mida sa mäletad oma puberteedist, vanusest 12-16? Mitte sittagi, on ju? Välja arvatud üks kord, kui Kaisa peaaegu su riista katsuseks. Tal on tolle päeva õhuniiskus ka meeles, no. Kena noor kuu, nagu. Kuradi, mis ma räägin puberteedist, kui ma peenise öelda ei tohi, no? Tegin töpas linnumaja. Mõjutas mind inimesena meeletult, kui ütled see pilti, nagu. Aga on, noore poiss, koolis oled, kes riistleb kõvaks, tahaks midagi. Aga mis sulle koolis õpetatakse? Kui noormees ja neiu üksteist väga armastavad, siis nad panevad kondoomi peale ja hakkavad lapsi tegema. Paar sammu vahelt puudu nagu. Ongi mingid tüübid vaatavad, no ma teda ju väga armastan ja kumm on mul ka nagu peal, et siin ei ole muud kui pihta hakata. No. Võib-olla keegi pole talle kunagi öelnud, et türa küsima ka peab, vaata. Ja ma ei püüa kedagi õigustada, ma lihtsalt räägin, et mehed on selle koha pealt retakad, no. Sest sa pead mingit olukorda, kus sul ei ole õrna aimuga, et nagu naisterahval ei ole õrna aimuga, et sina arvad, et sealt kohe keppi, sa tõrjus riist väljas, mis värk on. Samamoodi noore poisina, sa mäletad, sa olid 12-13, vaatad oma mingit 35-aastast õpetajat. Jaa, tere küll. Jäta mind pärast tunde, jäta. See on räpane geograaf või ma ei... Ja sa ei teadvustanud tolles olukorras, nagu, et mida see 35-aastane naisterahvas peaks kuradi 12-aastase poisi pliiatsiga peale hakkama. Nagu, kallis sõber, oota, kuni munad alla kukuvad enne kõllega, hakkad tegema. Vaat. Või sama olukord, oled 20 või 12-aastane tüüp, on ju, sul on naabritüdruk, 20-aastane, tuleb tema poissõber, 21-aastane tüüp külla. 21-aastane tüüp näeb sind 12-aastast poissi. Mis ta ütleb sulle? Tšau, väike semu. Ja sa vaatad teda nagu, et mis kurdi väike semu. Nikun sul naist värsti. Vaatame siis, kes kelle semu on. Sest mehed peavad olukordi seksuaalselt, mis ei ole, see on nii lollakas, aga on. Enamus meist saavad sellest 12-13 aastaselt üle, mõned on veel 40 aastaselt, sest hakkavad mudima suva koha peal. Nagu. Poisid jäävad postaks või ma ei tea.
aga see on nii veider, see ongi noore poisina, sa paned ennast mingitesse nii lollidesse olukordadesse lihtsalt sellepärast, et sa mõtled mingis hetkes, et et siin ma võin keppi saada. Reaalsuses tagantjärgi sa saad aru, et ohtu ka ei olnud nagu. Mis see väljend on, et ohtu on hirmu ei ole, ma ei tea. Aga õnneks, mäletan, ma olin vist 12, ma olin oma sugulaste suvilas ja mul on täditütar, kes on minust 7 aastat vanem, eks ta oli umbes 19 sellel ajal. Ja me olime suvilas nädalavahetusel nende juures ja seal oli üks tema sõbrannaga. Ehk siis võite kõik kergendatult hingata, siit ei tule lugu sellest, kuidas ma oma täditütart nikkuda proovisin. Aga minu peas, kui ma sain teada, et ma olen 12-aastane poiss, on ju oma... Ja ma sain teada, et sinna tuli üks võõras 20-aastane tüdruk. Minu peas oli see, et ma saan raudselt nikku nagu. Nädalavahetus suvilas võõra kogenud tüdrukuga, come on, nagu ma pean oma kaartelist õigesti mängima, vaata. Ja oledki kogu nädalavahetusel püüad täiega mingi eluvend olla. Tagantjärgi ma saan aru, tema pidas mind lapseks, aga ma püüan täiega mingi muskleid näidata, tüdruk kaevad mingi veits seksikamalt ja kuradi mängid mulladega ja värki. Igal juhul üks hommik ärkasime seal, magasime kõik ühes toas, narivoodist tüdrukud üleval, mina seal all, ärkan ülesse, jõhker kuseda on ju. Ja hakkan nagu vetsu minema, aga ma teadsin, kui tüdrukud on toas, keegi veel maja peale ei liigu. Ja kuna ma sugulast oli koer, keda ma täiega kartsin, ma tean, et koer magab peldik uks ees või kuskil seal koridoris ja ma ei julge üksi minna, on ju. Ja hakkasin nagu abi küsima, aga siis tuli pääse, et kui ma praegu ütlen, et ma koera kardan, nagu, et ma ei pruugi keppi saada, vaata. Ei, no kes ei tahab mingi kuradi kusekotiga, ma tahan pissida, ma kardan koera, vaata, nagu. Mõtlesin, et ma ei ütle, et ma koera kardan. Ma kannatan, küll tüdrukud üks, et ise liikvel lähevad, ma pääsen peldikusse ja homme saunas, ja ootan tunnikese, neil ei olnud plaani sealt toast ära minna. Vest, Backstreet Boys, teine tund, nad ei lähe ära, mul jumala kriitiline, kaalun oma variante. Mis variandid mul on? Üks on selge, seda ma ei tunnista, et ma koera kardan. Reaalselt ma tõenäolisem variant tundus mulle see, et pigem ma lähen ja saan pureda, siis saan pureda, vaata, vahet ei ole nagu. Pärast on ka armid, siis saan alastusest keppi või midagi, vaata. 2,5 tundi tüdrukud ei ole okei, mul on nüüd kuseda vaja. Ja mõtlen ja mulle tuli siis pähe selline variant, et kuulaga, et ma olen ikka tualetis käid, vahepeal ikka juhtub seda, et viimane tilk läheb püksi, vaata. Tollest pole ju midagi, et kas ma teoreetiliselt saaks endale püksi tilgutada? Ei, ma pean lihtsalt piisava kuivamises nagu intervalli jätma. Pärast raputad truissast suurema kaltsiumi välja ja kogu lugu, vaata. Ja võtsingi siukse rätsepist, ma keerasin neile teki ümber, lasin esimese tilga, siis kork ette, on ju. Seda korgi ette osa ma ei olnud väga läbi mõelnud. Sa oled niigi hommikul ärkad siukse tihke kuse hädaga, siis veel 2,5 tundi kannatad, on ju. Katsu pärast esimest tilka kork ette saada. Kui meenutada seda häält, mis ma tollel hetkel tegin, siis see oli umbes ja siis reaalselt, kui sa tollel hetkel väga vaikselt olid, sa võisid kuulda, kuidas mulle eesnäärme vähk kasvas. Ja ootasin vähe, tegin teise tilga ja kolmanda ja mingi, ütleme, 15 minutit ja napilt veerand paaki hiljem ma sain aru, et okei, mu plaan ei toimi, ma olen ennast täis kusend. Ma lihtsalt ei jätnud piisavalt kuivamisaega juhtu. Samas, see oli minu jaoks väga kergendav teadmine, sellepärast, et nüüd ma võisin rahulikult minna laste lihtsalt. Sest ma olin ennast juba täis kusend, ei ole vahet, kui täis ennast kused, vaata. Keegi ei hakka mu tekki pärast pindiklaasi sisse välja vähenama, nagu. Asen alla poole klaasi topu midagi, nagu. Ja lisaks nüüd mul oli aega maa ja ilma oodata, kui tüdrukud siit toast ära lähevad. Mingid kõhk on puhas, viskan kuredi teki kraavi, homme saan saunas keppi, on ju. Tüdrukud tegid ära, mingid viskasin see teki minema, kõik oli jumala hea, mängisime hoovi peal, mingi 2-3 tundi hiljem. Näen, mu tädi astub majast välja, Spider-Mani trussikud käes, on ju. Ja ma teadsin, mida see tähendab, aga ma oma peast palve, äkki on midagi muud, äkki keegi teine situs ka püksi või midagi nagu. Õnneks mu tädi jätt mul isegi võimalust, pani üle hoovi ära, need kõik tüdrukud ilusti kuulsid. Oh, Sander! Sa kusesid selle voodi ikka normaalselt täis, no. Kujutad sa pilti, ei saanudki keppi, no. Tädi peale siiani jumala pahane, nagu. Üks päev helistas mulle, et kuule Sander, et mul on kuldpulm tulemas, et sa oled selline kõnepidaja. Kas sa äkki tahaks tulla kõnepidama? Ma võin öelda, et ma lähen kõnet pidama. Ilmselt räägin seda sama lugu. Aga jah, aga kui hakkas tulema välja neid ahistumisskandaale, siis ilmselt,
kõik mehed oma peas mõtlesid, okei, et kas mul on ka see oht, et kas ma satun ka kunagi elus skandaali, keegi tuleb, et tead, see Sander on ikka lausa pervert, on ju. Ja ma mõtlesin ja analüüsin erinevaid olukordasid oma elus ja ma sain aru, et ei ole. Et ma ei ole teinud mitte midagi sellist, keegi ei saa tagantjärgi tulla minu juurde ja öelda, et tead see vend, et sa kujuta ette, mis ta mulle tegi. Ja ma elasin selle teadmisega õndsalt mingi päeva või 2, kuni mul hakkasid mingid asjad meelde tulema, mis ma olen kuskile sügavamale sellakotti ära pannud ja siis ma mõtlesin, et on oht olemas küll võib-olla. Ja see on kuskilt noorusest ja ma räägin ühe asja, mida ma tegin. Ma arvan, et nii mõnigi noormees on seda veel teinud. Ma arvan, väga paljude neiudega on seda juhtunud. Ja siis vaadake, noorus oli see asi, et kuigi sa nagu tahtsid, 12-13, sa tahtsid kõike panna, vaata. Aga sa küsida väga ei julgenud, vaata. Sellepärast, et mine tea, pärast ütlevad, et ei taha, siis on jumala piinlik, vaata. 30-ndates ei ole probleemi, vaata. Saad korvi, lähed järgmise juurde. Aga see oli nagu... Aga see oli kõigil mingid oma taktikad, minu taktika, mida mina üritasin siis kasutada, oli see, et ma üritasin, nagu kui oli kuskil ööseks jäämine, nagu mõne tütarlapse läheduses magada. Ja nagu, mitte nagu niimoodi, et ma võtsin talt visteri ajal patsist kinni ja ütlesin, me magame täna koos, on ju. Vaid ma nagu, mis iganes kogu õhtu, ei tegele üldse, mis iganes ajad muid asju, lihtsalt uurid välja, kus ta magab ja siis tekitad mingisuguse põhjuse, lased oma toa, vaata sääski täis, on ju. Siis oled mingid tekipadjaga tema tooks, tead, mina seal toas ei saa, kas ma saaksin äkki sinu kõrval, vaata. Siis te lepite kokku, et okei, tule muidugi ja ruumi on, vaata suur voodi, tuled oma tekiga, kõik on chill. Nagu kokkuleppe on jumala mitteseksuaalne. Aga mehed peavad olukordi seksuaalseks, mis ei ole, nii selle hetkel, kui saad kõrvale magama ära, siis ega ju ta tahab ka ikka, vaata. Ega ta mind muidu poleks siia lasunud, mitte et ta on normaalne inimene, ta ei taha, et mind türa sääsed ära sööks, vaata. Ja sa oled seal veits, aga oled vaikuses, siis mingi hetk on see, et vaina, aga lähen peale, on ju. Ja mis sa võib-olla kõigepealt teed, võtad põlvepihku. Ikka testid veetemperatuuri järve ääres ju, viskad kuradi. Sest siin on vaata variant, kui sa võtad põlvepihku, on ju, saad kohe vastu sõrmi ära, siis teed, ma pole olnud, vaata. Hommikul räägid, et ma jäin eile nii ruttu magama, kui ütles, et 2-3 sekundiga kohe magasin. Aga kui kätt ära ei lööda, siis on ju põmst nõusolek. Nagu, mis su noores ajus toimub? See inimene võib magada su kõrval. Ta võib arvata, et sina magad ja läksid talle kogemata pihta. Sul on see, et põlve sain, saan tussi ka. Ja siis hakkad nagu minema, aga sa ei lähe mööda seda jalga, vaata sujuvalt üles. Nagu. Laulad võib-olla kõrva mingit romantilist laulu. Ei, vaata, mina näiteks, mis ma tegin, ma üritasin loomulikult minna köhatustega. Kui oledki päris tussi juures, see viimane samm on veel minna, järgmine samm on tõotatud maa, on ju. Siis mõtled, aga mis ma nüüd teen, vaata. Me ei ole kokku leppinud, on nüüd, ma ei tea, mis see etikett näeb, vaata, kas ma teen nagu lihtsalt nagu pats või nagu haiduuken või nagu siis ei vahet, lähme. Ja siis on see, teed see köhalt, sa lähed paaniks, võtad jälle põlve. Minu isiklik rekord on 16 ringi mööda ühe neiu jalga üles-alla, kuni päike välja tuli ja reeglid jälle kehtima hakkasid ja ma võiks tagantjärgi öelda, et see on ahistamine nagu, sest tal ei olnud meeldiv öö. Tuleb vend, kuule, mul on sääsed, kas ma võin pikali magada, sinu kõrval magada, siis on 6 tundi lihtsalt mingi paks kuradi igine potisoenguga vend. Tal oli jalg marraski hommikuks, ma arvan.